Milline õhkkond koguduse noortetööl valitseb, on äärmiselt oluline. Kui õhkkond on halb, ei taha noored tulla ja noortetöö juhtimine muutub raskeks ja ebameeldivaks. Kuid kui õhkkond on hea, tõmbab see noori iseenesest osalema, kutsuma oma sõpru kaasa ning võtma vastu ka noortetöö sisulist osa. Kuigi noortejuht ei saa üksinda luua õhkkonda, sest see on kõigi osalejate ühine looming, saab ta palju ära teha, et soodustada hea õhkkonna kujunemist. Üks hea õhkkonna loomise olulisi elemente on ühtsustunde tekitamine. Ideaalis tunnevad noortetööl käivad noored end sõpruskonnana, mis on avatud ka uutele liikmetele. Ühistunnet aitavad luua ühised kogemused, mida noored noortetöö käigus saavad. Kui noored käivad regulaarselt koos, veedavad aega ja jagavad sarnaseid kogemusi, tekib ühtsustunne iseenesest. Esialgu võib ühtsustunde loomine olla väljakutse. Noorte omavahelist tutvumist saab soodustada tutvumis- ja teiste mängude abil. Koos liikumine ja naermine kergendavad sageli õhkkonda ja toovad inimesi kokku. Paaris- ja rühmamängud, mis nõuavad koostööd, aitavad kaasa noorte tutvumisele ja usalduse tekkimisele. Ühtsustunnet ehitavad hästi ka koos tehtud reisid ja väljasõidud. Uues ümbruskonnas muutub oma grupp tähtsamaks ning hiljem ühendavad noori ühised mälestused ja kogemused. Parim aeg reisideks ja väljasõitudeks on siis, kui noored on juba pisut tuttavad, kuid need üritused võivad kutsuda ka uusi noori noortetööle. Noortejuht saab tugevdada ühtsustunnet, kasutades kõnes väljendeid nagu meie noored või selle ja selle koguduse noored. Hea mõte on ka luua koguduse noortetööle oma bränd, nimi, logo. Kui noored saavad kaasa mõelda ja osaleda nime ja logo loomisel, tugevdab see nende kuuluvustunnet ja aitab noorte tööd enda omana võtta. Oma koht võib samuti tugevdada ühtsustunnet. Kui noortel on oma koht või tuba, kus nad saavad olla ja kui see on nende endi poolt kaunistatud, muutub see meie toaks, kus on mõnus olla. Tuba saab kaunistada noortepäraselt ja taustamuusika loob meeldiva atmosfääri. Sobiva helitugevusega taustamuusika võimaldab noortel olla rahus ilma piinlike vaikusteta ja samal ajal annab see võimaluse kahekesi olekuteks, ilma et kõik kuuleksid igat sõna. Noortetöö tegevuste struktuur tuleks läbi mõelda nii, et noortel oleks piisavalt koos tegutsemist, kuid ka võimalus soovi korral rahulikumalt aega veeta. Mõned noored vajavad rohkem üksiku olemist kui teised ja on hea, kui noor saab ise valida, kuidas aega veeta. Mõnikord vajavad noored ka julgustust, et teistega kontakti luua, eriti kui neil on raskusi sotsiaalsete sidemete loomisel. Koguduse noortetöö pakub võimalust lisaks vaimulikele asjadele õppida sotsiaalseid oskusi, mis on elus väga olulised. Teine oluline hea õhkkonna loomise element on turvatunne ja usaldus. Ehkki noored ei pruugi neid teemasid otseselt teadvustada, mõjutavad need alati taustal. Kui noortel pole koguduse noortetööl turvatunnet ja usaldust, on väga keeruline midagi üles ehitada. Turvatunnet loob näiteks noortetöö regulaarsus ja korralik teavitamine. Kui noored teavad, mis ja millal toimub, suureneb turvatunne. Muutustest tuleb noori teavitada aegsasti ja asjakohaselt. Kui midagi on kokku lepitud, tuleb sellest kinni pidada. Noortele on palju juba see, et nad teavad, et kohal on keegi, kes on valmis neid kuulama ja nendega kohtuma. Paljudel noortel pole elus usaldusväärseid ja toetavaid täiskasvanuid, kellega rääkida. Ideaalis kujuneb koguduse noortetööl nii tugev turvatunne ja usaldus, et noored suudavad seal jagada oma elu rõõme ja muresid nii noortejuhi kui ka teistega. Vähemalt noortejuht peab olema usaldusväärne ja mitte rääkima edasi delikaatseid asju, mida on saanud kuulda. Kui ühel või teisel põhjusel siiski rääkimiseks suur vajadus tekib, tuleb seda teha nii, et kuulaja ei saaks aru, kellest jutt käib. Sama põhimõtet tuleks noorte juhtimisel ka noortele õpetada. Noortejuht võib vajadusel takistada liiga avameelset jagamist, kui grupi usalduse tase pole veel piisav.
Noored ei pruugi alati ise aru saada, mida ja kellega võib oma elust jagada ning siis saab noortejuht neid aidata. Kui koguduse noortetööl on hea õhkkond, tõmbab see noori iseenesest osalema ja hoiab neid noortetööga seotuna. Aja jooksul süvenevad inimsuhted ning noored saavad areneda nii isiksustena kui ka grupina. Ideaalis muutuvad noored, kes alguses olid üksteisele lihtsalt lähedased, aja jooksul sõpradeks. Ja kui noortetöö sõnum neid kõnetab, võivad sõpradest saada lõpuks usuvennad ja õed, keda ei ühenda enam ainult sõprus, vaid ka ühine usk ja ühine issand.